sõbrad juhtisid tähelepanu, et me Indiraga olime telesaates Tõuse ja sära. Saatejuht Maire Aunaste, saate peaosalised Anu Saagim ja tema naispere ja meie Indiga. Ma arvan, et see võis olla kinda 10-11 aastat tagasi või 12. Aeg läheb ruttu. Selline saade. Vaatame siis teda siit kaudu. Tere Kati, tere Indira. Indira, kas sina tead, mis asi on kirbuturg? Ei tea, jah. Ema ei ole sulle sellest kunagi rääkinud. Äkki sa, Kati, ei olegi kunagi kirbuturul käinud? Vastupidi, me tegelikult Indisuga ei käigi üldse teistsugustes poodides kui ainult sellistes second-handades. Raplas on üks üsna uus pood, mille nimi ongi Kirbukas. Nii et kui meil läheb vaja supeltrikood või papusid, siis vaata seal Espaki kõrval teisel korrusel see Kirbukas, see põhimõtteliselt on kirbuturg. Ja kuna me päris uute riiete poes ei käi üldse, siis Indira ei tule selle pealegi, et võib ka mingist muust kohast üldse riideid osta. Nii et täna kõik, mis me siin näeme teil seljas, need on kõik kuskilt second-handist ostetud. Tead, asi on selles mõttes veel nooblim, et ma väga sageli üldse ei jõua ostmiseni, sellepärast, et mu enda tütred on kasvanud minust suuremaks, nii et eksased on mul vanima tütre omad ja siis sõbrannade tütred parandavad oma riideid, sõbrannad vahetavad aeg-ajalt kaaluklassi ja toovad oma riideid. Nüüd üldjoontes ega me eriti poodidesse ei jõuagi. Viimati riidepoes ma käisin muide Baraka hipipoes. Aga mitte ostmas, vaid vahetamas, nii nagu uue ajastu ühiskonnale kohane. Et Indigo Tommil oli vaja kliimaseadet, mis oli minul, ja tema tasus kliimaseadme eest mulle Kashmir kampsunite ja väga eriliste rõivastega, nii et Ega maainimesed on eluaega niimoodi elanud, et ise kasvatavad, ise koovad, vahetavad, ega nad ei jõuagi linna. Muuseas olid perioodid, kui meie põhilised rõivad pärinesid Stockholmi prügikastidest. Mul lapsed alati ütlesid, et sellest ei tohi rääkida, et see on piinlik, aga mul sõbratari klaveriõpetaja, juudist professor, harrastas Stockholmi rikkurite linnaosas Östermalmil käia mööda prügikonteinereid, korjas sealt välja jalanõusid ja riideid. Ja see oli ikka väga mitmeid aastaid pikk periood, kui meie riietusimegi Stockholmi prügikasti riietest. Mul on endal olnud New Yorgis selliseid tuttavaid, kes ainult niimoodi elasidki, mitte ainult riideid ei võtnud prügikastist, vaid nad võtsid prügikasti kõrval seisva ka pesumasina ja kõik see kodutehnika, sest selles maailmas, kus on rikkad ja sellised mitte osavate kätega inimesed, nad ju viskavad ära kõik, mis läheb katki, ostavad kohe uue. Ja pihku ja terve pesumasina pärast konteineri kõrval on ja. Indira, ütle, kuidas te elate? Hästi. Mis teil seal maal on? Ma olen kuulnud midagi hobustest. Hobusevarss on meil 2 tükki. 2 tükki ja 2 ema on ka, jah? Tuleb nii välja. Sest Kati, sa ütlesid niimoodi, et teie saate oma elu Indiraga sättida, peate sättima selle järgi, et saate kodust olla ära kõige rohkem 5 tundi, sest enne tulekut te jalutate varsa ja hobusega. Me vahetame selles mõttes, et üks mära ja varss on korraga õues, et ei tuleks tädid ja tülisid, siis me pistame neid ümber, aga Pataia praegu oma Nibiruga sai nii põhjalikult toitu ette, et me saame endale Indiraga lubada päris kinoskäiku ka. Tõesti, jah? Tänu sellele Tallinnasse tulekule? No ja, et lähme ikkagi Solarisse 3D vaatama, kas draakoni värki või mida iganes, et oleks ja ikka tilk naftat asja eest põletatud
sa räägid nii keeruliselt, et ma ei saa mitte millestki aru. Tilk naftat, oota, mille eest? Oleks asja eest ja, see, millega sa autokütust kulutad. Just. Oota, mitmekesi te nüüd siis, kas te saate Indiraga kahekesi hakkama koos nagu oma hobuste ja talu ja ma ei tea, ma ei ole ju sinu juures käinud. Aga tule. Et ma ei tea, kas sinu ellu peale töö üldse midagi mahub? See maanaise elu on jõudnud, sa pead iga hommikul üles tõusma ja tegelema sellega, et talu elus oleks. Jah, ma tõusen ja säran selles mõttes, et mul on motivatsioon, et kella 5-8 hommikuti ma kirjutan ja siis on loomade talitus. Indira loetles ära kõige tähtsamad. Jah, 2 varssa on, aga peale selle meil ikkagi hobuseid kokku on 5. Ja siis on paarkümmend Kihnu maalammast ja mõnikümmend lindu. Koerakutsikad said õnnelikult nüüd just kõik oma kodudesse. Oi, kui hea on kõndida ilma, et keegi mööda su sääri kogu aeg üles roniks ja 4 kassi. No ja kus need mehed siis on? Aga meil praegu on ainus mees majapidamises, isa part Donald, rohkem mehi ei olegi. Ja muidugi kutsikas on. Üks kutsikas Šunka jah, aga sõber Karekas viib sellegi lähipäevil ära. Ei ole. Indira, ma vahepeal küsin sinu käest, kas sulle meeldib, sa arvatavasti pead ka töid tegema seal maal või? Mis tööd sa teed? Tavaliselt ajan emme üles, kui mõni lammas on näiteks hobusekoplis või... Sa oled selline nagu koduvalvur. Sa pead vaatama väljas, mis toimub. Ja ükskord, kui emme ütles, et mine vaata, mis seal õues toimub, siis ma läksin vaatama. Peaaegu terve kari oli hobusekoplis. Ja mis siis saab? Siis sa pead emme üles ajama, eks ju? Sest sa ei saa ise sinna koplisse minna, neid tallavad sind ära, sa oled nii väike ju. See ülesajamine tähendab seda, et kui sa tõused igal hommikul kell 5 ja lähed magama südaööl umbes, et siis päev magatakse 2, nii et tegelikult kella 2-4 mul on mitte beauty näpp, vaid mul on pigem, ma snappan endale 2 ööpäeva ühes, et kui ma saan 2 tundi tududa, siis teine pool on täie eest, muidu ei oleks. No, võt meil on täna siin saate läbiv teema selline ilu. Ja kuigi sina, nagu sa praegu ütlesid, ilu, niisuguseid uinakuid keset päeva endale lubada ei saa, aga kuidas moodi sa nii ilus oled, selgita mulle. Riided on prügikastist, eks ju, hobuse ja muude loomade sõnniku hais käib üle pea, seal käib talus, ma ei räägi sinust praegu. Nii, kosmeetikus sa ei käi, juukseid sa ei värvi. Seda ma nüüd avastasin küll, et sellel kevadel on läinud tuka alumine külg, siit on järsku halliks läinud. Ega see vanadus tuleb. Tuleb, ma saan varsti 50 ära ka ja selles mõttes on aeg ka, aga see on nüüd jälle see motivatsiooni küsimus, et vaata, kuivõrd me Indiga kahekesi ikka üsna täpselt teame, miks me seda talu peame ja... Ütle siis mulle ühe lausega, miks? Meil on niisugune inimväärse elulaadi oaas, kus me töötame loomade jõul, kus me oleme läbi oma loomade kui pereliikmete ühenduses kõiksusega päris kindlasti kohe ja selle pealt sünnivad ka niisugused tekstid, nagu Tallinnast ei sünniks. Ja vaat selle pärast... Et kui sa väga täpselt tead, et sa elad õiges kohas, õiges seltskonnas, ajad õiget asja, siis sa ühel hetkel ei võta endale majja enam sellepärast mingit isast inimest ka, et nagu peaks ja äkki on kergem. Vot äkki ei ole kergem. Tihti on raskem. Jah, et vaata, kui me oleme Indiga kahekesi, siis ma tean täpselt, mis on meie tööjaotus, kus ükski asi parasjagu on. Tajun iga meie pereliikme hingetõmmet ja seisundit ja kuidagi kõik on kontrolli all, nii et siis on õigesti. Ja see teeb vist ilusaks ka. Jah, ma just tahtsin öelda, et ma ei pruugiks su sõnu uskuda ja võib-olla vaatajad ka ei pruugiks su sõnu uskuda, aga ma vaatan Indira näkku ja ta on nii ilus, et asi on selles, et kui te ei oleks seal maal ja selles elus, mida te elate õnnelikult, siis ei oleks ju Indira ka ilus ja õnnelik. Kuulge, ma soovin teile ilusat suve. Tule meile. Koguge energiat, sa pead ju kirjutama, sa pead ju raha teenima. Jah. Indira, ilusat suve sulle. Sulle ka. Aitäh, Kati. Tada.
siis niisugune lugu. Ma arvan, et see oli vast 10 aastat tagasi. Indi oli siis 6-7. Vägev. Olgem ilusad. Hindud tantsivad tulistel sündel, lapsed seljas ja rinnal ja rüppes, trumm on pantude tantsude kütte, kuid käib mütsidel